Teist nagu tean, mul on väga hea meel seda kogemust jagada. Paljud teist on võib-olla seda kuulnud ka, aga ma jagan ikka, et võib-olla natuke teise nurga. Ja mõned teist on käinud ka nendes kogukondades, millest ma räägin, aga sellest hoolimata, et võib-olla siit on ikkagi midagi uut leida. Et miks ma ise selle teemani üldse jõudsin, oli sellepärast, et sattusin ka tegema keskkonnaprojekte erinevaid, aga need olid sellised, tundusid nagu teeme ära, aga mida siis nagu püsivalt muuta saab. Ja pärast seda tekkiski huvi selliste jätkusuutlike lahenduste vastu, millest mõned nagu ongi ökokülad. Ja milles jätkusuutlikkus väljendub, et sellest on siin ka juttu olnud. Riino mainisin ja kõik, kes Kaia-Alise koolitustel on käinud, et on 4 aspekti, et ökokülad on ise jätkusuutlikkust defineerinud läbi sellise majandusliku aspekti, sotsiaalse, ökoloogilise, maailmavaatelise ka, et need on kõik nagu teineteisest lahutamatud aspektid ja seda on näha ka tegelikult ökoküladest. See on hästi hea mudel, et kui te lähete ökoküladesse külla, et siis vaadata nagu läbi selle integrillida mõnes mõttes ka Eestis tegelikult erinevaid kogukondi, et kuidas need erinevad tasandid toimivad. Miks on võib-olla huvitav rääkida Eesti ökoküladest on sellepärast, et siin on tõesti näha, et külakogukonnad on suhteliselt tugevad ikkagi võrreldes muu maailmaga. Ja siin on tegelikult sellise uue mõtlemise ja sellise kogukondliku uue mõtlemise kui sellise, ütleme näiteks keskkondliku ja ökoloogilise mõtlemise ja näiteks ka vallatasandi mõtlemise vahel ei ole väga suur käe alati. Et on võimalik tegelikult omavahel koostööd teha ja väga paljud valla inimesed on ka hästi avatud ja külainimesed. Et see on just hästi suur potentsiaal, et inimeste vahel need sidemed ei ole veel liiga nõrgenenud ja need vahed ei ole ka liiga suured, et näiteks linna või maainimesed. Kõigil on enam olemas mingi selline baas, millelt nagu alustada. Ja kui rääkida nendest Euroopa ökoküladest, siis need said alguse kuskil 1960-ndatel, ehk siis praegu umbes 50 aastat tagasi, et Euroopa üks vanimaid kogukondi Šotimaa Findhorn tähistas sellel aastal just oma 50. juubelit. Siis Itaalia kogukond Tamanhuur sai eelmine aasta 36-aastaseks, nüüd sellel kohe peakski saama 37-aastaseks. Tamera Portugalis on 35 aastat vana, kuigi nad seal Portugalis on just ainult 15 aastat olnud. Ja siis Siebenlinden näiteks Saksamaa on lihtsalt võrdlusena, et nemad on kuskil siis 2000. aastal just alustasid, kuigi see idee oli ka varem. Aga see näitab, et tegelikult see liikumine on nagu varem. Aga samas selle põhi, siin räägiti ka eile sellest, et maailm on nagu et on nagu hukas on ju, tuleb midagi ette võtta. Et saigi alguse võib-olla sellest ülikapitaliseerumisest, et eriti Lääne-Euroopas ilmselt seda oli nagu tundus. Meil oli siin nõukogude aeg, me ei tundnud seda nii valusalt, et läänes oli seda võib-olla rohkem tunda ja siis tekkisid sellised alternatiivsed liikumised. Ja inimesed ei läinud mitte tagasi nagu sellisesse tavalisse külakogukonda, aga siis tehti edasi arendusi, et võeti ka hästi paljud erinevate teiste kultuuride, selliseid hõimukultuure ja selliseid asju miksiti nagu sellise tänapäevase mõtlemisega ja sellise, mõnikord ka sellise hästi ekstreemse ökomõtlemisega ja sellise vabatahtliku lihtsuse ja teadlikkusega. Ja kui eile siin ka majandusprofessor Jaan rääkis sellest, kuidas kogukond nagu on selline alateadlike normatiivide kogum ja seal on sellised reeglid ja seadused, millest ei räägita, aga mida kõik järgima ja kui keegi nagu eksib nende vastu, siis kogukond siin nagu karistab sellest, siis see on nagu olnud traditsioonilise kogukonna mõttes küll nii. Aga kui mõelda näiteks ökokogukondade peale, siis mulle tundub, et seal on tõesti väga oluline erinevus sellisest traditsioonilisest külast just see, et inimesed proovivad nagu teadvustada seda, mis neid juhib, mis neid alateadlikult juhib, millised mustrid need toimima panevad ja nad proovivad neid ise ka nagu teadlikult muuta kui vaja. Nii, ja siis asja juurde. Et mina sattusin kõigepealt Euroopa ökokülade kokkutulekule, see oli Siebenlindenis, esimest korda seal käisin ja
siin on ka vist Erki ja Ivi on see käinud Taisto ja sina oled ka käinud see Siiba Lindenis, see on hästi kihvt saksa kogukond, mis on ka nagu nende põhiline eesmärk ongi selline hästi lihtne ja selline taaskasutuslik mõtteviis ja kui üldse Euroopas mõelda, et külastada nagu tõelist sellist lihtsuse nagu keskus, siis mina soovitaks ka sinna kindlasti minna, see oleks Eestile, ma arvan, parimad eeskujusid tegelikult just sellises füüsilise ülesehituse organisatsiooni mõttes, et seal on tõesti hästi lihtsatest materjalist ehitused, seal on permakultuur, siis selline andekas keskkonna ja inimese tasakaal, kus siis ka kasvatatakse taimi, seal on loomadega koostöö, inimesed ei ole nagu mingi sekti liikmed või religioossed, nad on igal oma nagu vaimne tee, aga nad austavad teineteist ja nad proovivad sellise teadliku koostööga nagu omavahel toimida. Siis teine küla, kuhu ma sattusin, oli Tamanmuuri ökoküla. Tegelikult selle kohta võiks öelda nagu selline pigem nagu piirkond, sest et see puudutab umbes 600 inimest ja see asub Itaalias, Põhja-Itaalias nagu mägedes, see on ühes orus. Ja seal on kõik inimesed elavad niimoodi, et 20 inimest ühes majas, 20 teises majas ja seal on neid maju on kokku vist umbes 20 või natuke rohkem veel ja nende vahel võivad olla isegi mitukümmend kilomeetrit distantsi. Inimesed omavahel nagu, need ongi nagu väiksed sellised tuumikkogukonnad ja nad tulevad siis kokku nagu erinevateks üritusteks nagu ja rituaalideks mingeid muid suuremaid teemasid jagama, aga selline igapäevane elu toimub nagu selle väikse tuumikkogukonna ehk siis nuhkja tasandil. Ja siis kolmas Euroopa ökoküla, mida mina ka uurisin oma lõputööga seoses oli Tamera, kui ma mitu aastat tahtsin minna, see on Portugalis asuv saksa inimeste poolt asutatud kogukond, mis tegelikult alguses oli ka selle Tseegi kogukonna osa, millest ka täna hommikul oli natuke juttu, aga mingitel põhjustel nad seal omavahel eraldusid ja nüüd siis osa inimestest elab seal Lõuna-Portugalis. Ja neil on siis ka kuskil 200 inimest ja hästi paljud inimesed elavad veel karavanidis, kuna seal on hästi palav. Nii et füüsilisi maju on nad alles hakanud ehitama viimase paari aasta jooksul, nii palju kui ma olen aru saanud. Ja nad said hiljaaegu valmis ka oma suure aula, mis on tõesti väga kena, see on vist Euroopa üks suurimaid savikõhu ehitusi. Et tasub seda vaatama minna kindlasti. Ja mis on nende puhul ka hästi võimas töö, on just nimelt see maastiku taastamine ja see veemajanduse nagu taastamine või loomine, et see on hästi huvitav. Seda nad on seal nagu veega ära teinud, sest Portugalis on keskkonnakahju hästi palju tehtud sellise metsandusega just. Ja näiteks istutatud monokultuuri metsa, näiteks eukalüpti või mingit sarnast asja ja sellega seoses on pinnas muutunud hästi kuivaks ja vist happeliseks, kui ma ei eksi. Ja sellega seoses kõik vesi, mis sajab, voolab nagu mööda maad ja mööda igasuguseid kanaleid merre ja maa nagu täiesti kuivab ja see on hästi palju erosiooni tekitanud, et mägede pealt on siis kõik nagu selline viljakas pinnas nagu vajunud orgudesse ja mäed ise on nagu tühjad, et seal ükski puu ei tule kasvada ega midagi. Nemad on siis nagu võtnud ette selle taastamise, et nad on orud kaevanud enda piirkonnast tühjaks ja sellest heast mullast tõstnud selle mägede peale tagasi, orgudesse proovinud tekitada järved, nagu lihtsalt vihmaväärjad. Ja siis nad on pannud tähele, kuidas taimed hakkavad uuesti elama ja loomad tahavad uuesti sinna piirkondi tulla ja see on tõesti hästi huvitav, just selle permakultuuri maastik osas see piirkond. Ja kuna ma nagu tundsin, et ütleme, et Euroopa ökokülad on nagu ikkagi täiesti uus nagu samm, et siis tuleb Eesti jaoks leida mingi hoopis uus lahendus, et meil on ka need külakogukonnad on hästi tugevad, see haridusliikumine, kui mõelda ka näiteks Rosma peale, see on hästi tugev, või siis Haanimaa näiteks, et ja meil on see oma kultuur veel nii elujõuline, siis tuleb leida mingi oma tee, siis ma lihtsalt inspiratsiooni mõttes Eestist vaatasingi Rosma inimestega, see on mind aastaid inspireerinud. Tänu sellele Rosma koolile, selle kooli nägemisele ma tegelikult seda eriala läksingi õppima, sest ma tundus, et sellisest kohast algabki see kestlik või jätkusuutlik eluviis. Et see maja ise on vana talumaja, seal proovitakse mahetoitu lastele pakkuda, kogu see kogukondlikkus, millest Erki rääkis, see on tõeliselt inspireeriv. Siis teiseks Lilleoru kogukond, mis on ka Eestis minu arust, on tegelikult nagu minu silmis ainuke väga hästi kõigis nendes 4 ökokülades toimub kogukond.
ja seal on ka lastega täiesti teadlik töö tegemisel. Ja nii palju, kui ma olen nende sellest jutust aru saanud, siis neil on ka plaanis tulevikus oma peamajja vähemalt seda laste hoiu jaoks mingi ruum luua või vähemalt seda soodustada tulevikus. Neil on olemas ka lastemaja ja lapsed alati esinevad üritustel ja nii edasi. Ühesõnaga, et võtta selline suur kompott kokku ja siis panna nagu kuidagi leiutada mingi viis, kuidas seda jätkusuutlikku mõtteviisi nagu võiks praeguses nagu olemasolevas Eestis edasi anda. Ja mis andis veel huvitava impulsi oli see, et ma külastasin ühte tavalasteaeda Tallinnas, Pallipõnn kartusõnnite rühm, väga toredad õpetajad on seal, kes on vist mingiteks Tallinna või ma ei tea, igal juhul nad on igasuguseid preemiaid saanud ja nemad õpetavad sellist taaskasutuse ja jätkusuutlikku õpetust nagu tavalises lasteaias ja see on nagu ka minu arust hästi suur ettevõtmine, nad on vanematega hästi tugeva nagu siukse grupi loonud. Et see oli ka nagu hästi hea. Ja siis ma mõtlesin, et ma räägikski lühidalt võib-olla nendest järeldustest, mis ma sellest suurest uuringust tegin ja siis võib-olla näiteks erinevaid pilte ka, et kõik saaksid inspiratsiooni, et kuidas nendes ökokülades see lastele hariduse andmine käib ja milline keskkond seal meile loodud on. Et kui me mõtleme selle peale, et mismoodi nagu, mis on üldse kõige olulisemad asjad nagu selleks, et sellist jätkusuutlikku eluviisi nagu edasi anda, siis mina seda muidugi ennem nagu oleks niimoodi arvanud, aga et see algab kõik tegelikult sellest keskkonnast ikkagi, mis me lastele nagu loome. Et väga raske on õpetada sellist jätkusuutlikku eluviisi, kui seda ei soodusta näiteks vanemate enda eluviis, kui seda ei soodusta see füüsiline keskkond, kus lapsed asuvad, et näiteks ütleme tavalasteaed võib seda olla väga raske edasi anda, sest seal on näiteks see toit, mis tuleb, see tuleb kuskilt kaugelt, tihtipeale tehakse võimalikult odavatest materjalidest, energia tuleb üldvõrgust, vesi läheb solgina kohe välja, see asub tavaliselt kuskil linnas, lapsed tuuakse kuskil teisest linna otsas, kõik on selline nagu mõnes mõttes vastupidine sellele, et kõik need tegevused, mis me seal ette võtame, kas siis mingi taaskasutamine või prügi sorteerimine, et see on siuke poolegi nagu nalja pärast, et need on kõik väga olulised tegevused, aga kui me tahame mingit püsivat muutust nagu luua, siis tegelikult tuleb minna ikkagi mõelda, kuidas seda keskkonda nagu ümber teha või meie mõtte või käitumisviisi ümber teha. Et kuidas ikkagi luua see, et lapsed näevad, et on võimalik energiat kokku hoida, et on võimalik vett kokku hoida, et on võimalik süüa näiteks kohalikku toitu, kust see toit üldse tuleb, kust tuleb piim või kust tulevad juurlilled või et kust see nagu tuleb, et ma arvan, et see jääb tänapäeva lapsele nagu hästi kaugeks. Ja siis teine moment sealt lähtuvalt ongi kohe see, et siis tuleb mängu lapsevanemad, et lapsevanemad tegelikult ongi need, kes saavad nagu oma eeskuju läbi, kui eelkooliealised lapsed õpivad läbi eeskuju, siis lapsevanemad saavad läbi oma eeskuju näidata lastele seda, kuidas on niimoodi võimalik elada. Nii et see algab nagu nii siis nendest lasteaiaõpetajatest kui ka siis nendest täiskasvanutest, kes neid ümbritsevad, et siis on võimalik ka lastel nagu näha, et teistmoodi saab elada. Et kui lasteaiaõpetaja üksinda seal õpetab mingeid taaskasutustegevusi näiteks tegema lapsed, siis sellest on nagu vähe abi. Et on ka muidugi näiteid, kus lasteaiaõpetaja töö tulemusel lapsed õpetavad vanemaid kodus nagu loodussõbralikumalt käituma, aga väga oluline on just see, et vanemad ise ka nagu sooviksid seda mingit muutust ellu kutsuda ja sama eluviisi praktiseeritakse ka kodus ja proovitakse omavahel nagu koostööd teadlikumalt teha. Siis muidugi kolmas asi, mis on hästi oluline, et kui lapsed on ise kogu aeg ainult linnakeskkonnas ja nad ei näe, neil puudub kontakt selle loodusega, siis neid tuuakse hommikul autoga, viiakse õhtul autoga. Neil ei teki seda elusat suhet selle looduskeskkonnaga, et miks maalapsed on hoopis teistmoodi ja meil on hoopis teistsugune maailmavaade, et nad saavad nagu hakkama oma keskkonnaga, ongi sellepärast, et nad on selle loodusega koos kasvanud, nad on ise taimi pannud kasvama, nad on näinud, mis võib juhtuda looduses, kui on torm või kui on loomad tulevad näiteks aeda või kuidas loomad sünnivad näiteks ja kuidas seemneid kasvatada. Mingi sellepärast, et nad on ise oma kätega seda katsunud ja näinud, et nad selles keskkonnas kasvanud ja nad on õppinud seda austama ja ma arvan, et nende jaoks ei ole küsimust ka, kui nad näevad, et keegi on visanud maha mingisugust prügi või keegi midagi raiskab, et see nagu, see on loodusele kahjulik.
ja et nad õpivad nagu varakult, kui nad ise selle looduse sees kasvavad, seda loodust võtma kui nagu enda osa ja nad on nagu osa sellest loodusest ka. Et siis kontakt kõigi nende elementidega minu järeldusel ja selle kogukondliku keskkonnaga kõigi nendele lastele, keda mina nägin, väga sellise austuse, lugupidamise looduse vastu. Et siis võib-olla kokkuvõttelt võikski nagu selle uuringu kohta, mis ma tegin, öelda seda, et hästi oluline ongi alustada nendest rohujuurtest, nendest asjadest just, mis me saame oma pereringis ära teha, mida me saame oma haridusasutuses, laste haridusasutuses ära teha ja mida me saame oma selles kogukonnas ära teha. Et mul tundus küll, et see on üks koht, mida kindlasti võiks kaevata iga kogukond, et kui on juba väiksed lapsed, siis kindlasti mõeldakse, millist haridust soovitakse oma lastele anda. Ja kui juba mõeldakse selle peale, siis peaks mõtlema ka enda eluviisi peale. Ja kui me räägime kogukondade loomisest, siis on väga oluline. Näiteks ma mõtlen kas selle Kaveri kogukonna peale siin, et minu arust on ka ääretult võimas nagu algatus ja ma hästi soovin, et see läheks siin käima, et siis just nagu mõeldagi sellele, et see ei ole mitte ainult, et inimeste koostöömine ja soodustamine, vaid ka just see keskkondlik aspekt muutub nagu aina olulisemaks, et just see, kui maailmas ringi käia, kes on käinud ja saanud mingeid elamusi teistest riikidest ja näinud seda keskkonnakahju või mida iganes, kes on kuskil mujal töötanud, et siis neil on just juba nagu sisemine motivatsioon nagu ise midagi teistmoodi elada, et hästi puudutas see juturing ka, et kuidas inimesed eile seal rääkisid, et mis on meid nagu siia toonud. Et kui selline asi on nagu enda sees paigas, et siis ta võiks jagada ka teistele inimestele enda ümber. Et see ei ole raske ja seda on võimalik samast, on lihtsaid asju võimalik muuta igapäevaelus, et elada loodusse praegu. Tahtsin näidata mõningaid pilte, see on Tamanhuuri kogukonnast Itaaliast. Siin on taimed ja liblikad ja linnud ukse peal või seina peal, et inimesel tekiks suurem austus kogukonna või üldse looduse suhtes Paavo tehtud pilt. Ja siin on lihtsalt näited sellest kogukonnast tervikuna, et inimesed ja nende kunst ja rituaalid, seal on hästi olulisel kohal rituaalid ja selline ühine tegemine, siin on nende avatud tempel, kus käib hästi palju kontserte ja sellised asju. See on väike, tegelikult nüüd ta on lasteaiamaja, ennem ta oli koolimaja. Siin on need lapsed kõik koos, et Tamanhuuris oli just huvitav see, et kui seal oli 600 inimest kogukonnas, siis neil oli täiesti, nende põhikirja oli kirjutatud see, et kõik vanemad on nagu kaasvanemad nendele lastele, kõik täiskasvanud on kaasvanemad, et kui on ema ja isa ja laps või ema, isa ja lapsed, siis loomulikult nemad hoolitsevad laste eest kõige rohkem, aga sellele nagu lisaks kõik teised nagu täiskasvanud panustavad ka nagu maksimaalselt ja nad lisaks veel 10% igakuiselt oma sissetulekutest annavad nagu laste hariduse fondi. Nii et kõik nagu ka maksid isegi, kui neil endal lapsi ei olnud, et lihtsalt tagada selline jätkusuutlikkus, et see oli minu arust hästi ilus mõte, et ka Eestis võiks olla selline, et me kõik nagu ühiselt panustame haridusse ja see võiks olla nagu võimalik. Siin on lihtsalt näha erinevaid maju, et siin on näiteks üks piirkond seal Tamanhuuris, kus on majad ehitatud puude otsa, lihtsalt sellepärast, et praktiseerida ja katsetada, mis tunne oleks elada maapinnast kõrgemal puu otsas, siis majad on omavahel ühendatud nagu kuskil seal Sõrmust isanda filmis, sildadega nagu siin näha. Et see on tõesti hästi kihv piirkond. Siin on üks teine nukleo ka, kus on just isegi vist sellel esimesel ökoreisil me käisime seal, et ka see loodusenergia, päikesenergia ja siis ilmselt ökoloogiliste materjalidega ehitatud maja ja hästi palju selline andekaid valguse kasutamise süsteeme. See oli minu arust ka Vassiimaja, et ehitatud nagu päikese suunas, et arvestasin ilmakaari, siis see elutuba nagu soojendati niimoodi ülesse. Halvasti näha, et siin on näha üks spiraal, et seal on hästi palju selliseid spiraale, et ka Eestis on näiteks saartel, vist Aksisaarel, kui ma eksi, on spiraal alles maas, mida inimesed kasutasid sellise enese sissemineku viisina, et näiteks enne kalapüüki või siis enne nagu näiteks mingit põlluhooaja algust tehti seal rituaale ja käidi nagu jõuluaja näiteks ka
üüripäevade ajal käidi iseendal selle sisemise valgusega kohtumas. Ja neid kasutatakse tänapäeval ja nemad on hästi erinevate teemade jaoks neid spiraale välja mõelnud. Siin on jälle üks maja, Mojilla oli selle nimi. Et siin oli ka see peamine eesmärk oli just katsetada neid päiksetehnoloogiaid ja energiaid ja see oli ka hästi selline maja, mis keskendus just selliste tehnoloogiate uurimisele, et seal oligi igal sellel oma tuulike kogukonnal olid omad nagu fookused. Jah. Võib-olla on teise mõned. Et tänapäevast haridussüsteemi on hästi palju kritiseeritud selle pärast, et lapsed pannakse nii-öelda ära. Pannakse lasteaeda 8 tunniks ära, pannakse kooli nad terveks päevaks ära. Ja iseenesest see nii-öelda lasteaia mõiste kui selline on juba nagu negatiivne. See juba tähendab seda, et me lihtsalt paneme oma lapsed kusagile ära. Ja et kuidas siis nagu laps õpib, eriti eelkooli ja et ta õpib läbi eeskuju, matkimise. Nagu sa isegi siin ennem rääkisid, et need jätkusuutliku nagu eluharjumused tekivad ainult siis, kui ma tõepoolest näen seda enda ümber. Et mul nagu tekib ka selline küsimus, et kui me tahame, et lapsed oleksid osa meie elust ja et kui ökokülades üritatakse väga teadlikult oma lapsi kasvatada, et kas siis nii-öelda teadlik kogukond ja lasteaed kui institutsioon üleüldse käivad kokku? Muidugi käivad, see on hästi hea, et sa küsid seda, et seal oli näiteks tavanulis tõesti niimoodi, et 20 inimest elas ühes majas, 20 teises ja nii edasi. Seal oli alati ka lapsi ja erinevas vanuses inimesi. Ja mõnes nukleos elasid ka õpetajad oma lastega koos. Nii et lapsed nagu varasest noorusest said nagu harjuda sellega, et neil on õpetajad, kellega nad lähevad hiljem kooli, siis vanemad õpetajad said omavahel väga hästi läbi sellise igapäevase eeskuju. Lapsed õppisid hästi palju erinevatelt inimestelt, et see kool ei olnud ainult selline nagu nii-öelda, et paneme lapsed sinna ära, las nad nagu õpivad seal. Aga see õppimine käis kogu aeg, et seal oli see õppimine hästi au sees. Ja just see oma kaasvanemluse põhimõte, et see mitte ei tähendanud lihtsalt seda, et kõik nagu vastutasid ka laste eest ja rahastasid lapsi, vaid just nimelt ka seda, et nad panustasid ka oma sellist vanemlikke teadmisi lastele, et vanemad ei olnud nagu üksi selle lapse kasvatamisega. Et teinekord anti teinid sellega vabu õhtuid, aga see on nagu peamine. Peamine just see, et kõik need täiskasvanud, kes majas elasid läbi oma eeskuju, just nimelt nagu õpetasid neid lapsi. Et see oli nagu hästi huvitav ja ma arvan, et siin oli ka vist, kellelgi oli see näide, et vastastikku mingite teenuste vahetamine laste teema, laste naist siin, aga et see oli ka minu arust hästi hea, et teineteise nagu lapsi hoida, aga samas ka nagu võimaldada ikkagi lastel näha erinevaid täiskasvanuid ja omavahel nagu teha selles mõttes nagu koostööd, et see oli ka just Eestis nagu üks hea näide. Ideaalne oleks tõesti, ma arvan, see oleks olemas selline füüsiline keskkond, kus lapsed saaksid nagu näha seda, mismoodi on võimalik teistmoodi elada läbi täiskasvanud eeskuju. Mille tõttu just näiteks Eestis see Lilleor on väga hea näide, et lapsed õpivadki tegema talgutööd juba väiksest peale, osalema, teevad süüa koos vanemad ja korjavad õunu, rohivad peenraid, sellised asjad, et siis nagu ei ole see, et see haridus on mingisugune putka ja nagu lapsed pannakse ja putkast ühel hetkel välja saadetakse, vaid see on haridus ongi läbi igapäeva elu. Aga kui nagu tänapäeva täiskasvanute elu ja ka nagu teadlikes kogukondades täiskasvanute elu nagu koosneb ka väga palju sellistest aspektidest, kuhu sa võib-olla hea meelega ei saa nagu lapsi kaasata. Kas või siin samas ruumis praegu, ma hea meelega ei ole siin koos oma 6-aastased ütlevad. Sellepärast, et ma ei saa keskenduda sellele jutule, mis sa räägid. Või ehitustööd, mul on kodus küll 3-aastane, kes väga aktiivselt ehitab ja selle käigus ühtliselt kukkus ka tööniselt alla. Et see võib-olla nagu alati ei ole hea nagu lapsi kaasata kõigesse, mis sa teed. Ja siis ongi jällegi see nagu eraldatus lõpuks tulema. Ja siis me paneme ka nad programmi järgi midagi tegema, joonistame võimneva või mis iganes. Et see on jällegi selline nii-öelda teadmise andmine, võib-olla mitte selline, kuidas seda nagu öeldes inglise keeles, et selline self-led learning process, et kogu see nagu õppimine
nagu peab algama ainult sellisest impulsist lapsega? No seal oli näiteks üks väga hea lahendus leitud sellele, et vanemad ei saanud kogu aeg lastega olla ka loomulikult ja siis lastega lihtsalt tegelesidki maksimaalselt nende õpetajad, aga nad ei tegelenud ainult seal rühmaruumis nende lastega, et seal oli tõesti, seal oli sõimerühm ja seal oli ka aiarühm olemas, aga käidi kogu aeg nendes erinevates nuhklejates nagu külas, näiteks seal sai aiatööd teha, siis neil oli teine asi, mis oli hästi oluline, oli õppimine läbi reisimise printsiip ja see tähendas seda, et alates sõimeeast lapsed 5 nädalat aastas reisisid väljaspool seda kogukonda või see kogukonna sees umbes nädalaste plokkidena ja ütleme väiksest peale nad olid nagu hästi seal lähedal, suhteliselt lähedal, et ütleme seal mingi kõrvalkülla või sinna kõrvalurgu läksid. Meie sõitsime näiteks kõrvalurgu sinna nädalaks ajaks 4 ööd oli seal näiteks 3 õpetajad ja siis seal on näha ka minu paarina näiteks oli seal üks meesõpetaja. Seal oligi nii, et igas rühmas oli üks meesõpetaja, üks naisõpetaja nagu mõlemad. Siis siin on näha need lapsed ka, et me käisime mägedes nagu matkamas ja ronimas ja turnimas ja siis oli tõesti see, et nende täiskasvanute tähelepanu oli nagu täielikult nendega, et siis ütleme, et õpetajad nagu võtsid nagu selle täieliku vastutuse, et ütleme, kui sa pead ju 100 asjaga tegelema, kui sa ise oled kodus on ju, et sa ei jõua nagu täielikult olla seal kõrval on ju, et siis õpetajad olidki need, kelle nii-öelda see elu eesmärk oligi või selline vaimne teekond oli ka nagu ja areng, isiklik areng oli seotud sellega, et kuidas nagu toetada lapsi nende arengus nii-öelda, et nemad olid täiesti nagu kohal. Tõesti, kui nad olid juba öö läbi isegi valmis olema või nädal aega nüüd lastega koos kogu aeg hommikust õhtuni. Siis oli minu arust hästi põhjaliku nende panus. Ja siis lapsed ei olnud ka nagu elust eraldi ja need õpetajad, neil oli oma kompetents, kuidas lastele seda asja just tähendab läbi mängude ja lugude ja muinasjutte ja see nagu oli väga-väga võluv tegelikult. Siin on ka näha, et siin kahed kaksikud olid, siin on muidugi ühed kaksikud ainult, et tüdrukud olid, meil olid ühed poisid olid ka veel rühmad, et tõesti kihvt seltskond. Siin on ainult 5 last, sellepärast et see oli aasta lõpus ja siis kõik läksid ära, aga muidu oli rühmas 15 last ikkagi. Lihtsalt seal osad vanemad otsustasid, et lähevad mingitele oma reisidele. Siin olid 2 meesõpetajat. See vasakpoolne eriti lahe, et oli sõimeõpetajad, oli nagu mingi meeter 90 pikk vist vähemalt siuke hästi lahe tüüp. Väga siuke naljaks. Algus ma poleks üldse arvanud, et ta nagu lasteõpetaja on. Et ta nägi välja siuke, no täpselt siuke väikse riidega, siuke mingi tõsine vend nagu. Et mis mõttes nagu. Aga samas poisid teda täiega kuulasid. Siis oskas alati kõik asju nagu rääkida niimoodi läbi lilled, et kõik nagu jäid kuulama. Et ta nagu rääkis nagu suurte silmadega mingit siukest tõsist asja neile nagu rääkis need ära mingi siukse mõnusa jutuli, et see oli nii äge. Ja siis lisaks sellele seal Tamanoori kogukonnas on niimoodi, et on vaimsed teekonnad on nagu elukutse järgi mõnes mõttes, et seal ühed olid näiteks tervendajad, siis olid kunstnikud, siis olid seal siuksed, mis seal oli, siis oli töö ja kunst, mõtlen, mis seal oli. Ühesõnaga mingi teatriga seotud siukene liin, siis seal ühed olid oraaklid, seal oli huvitav, et oraakel läbi tantsu näiteks, kuidas see väljendab nagu sellist nagu maailma sellist jumalikkust ja selle hästi huvitav. Siis oraakel läbi sõna, et sa võid kanaldada mingit siukest vaimset teavet ja siis oli oraakel läbi laulu näiteks, et sa kanaldad nagu siuksed kõrgemaid energiaid läbi oma helivõngete. Ja siis tema oli näiteks lüütlite teekonna selline peamees, et lüütlite teekond oli siis seal hästi palju mehi, kes nagu tegelesid selle kogukonna turvalisusega, siukeste auküsimuste taastamisega kogukonnas, kuidas nagu olla siukene auväärne ja toetav ja kaitsev ja vabatahtlikena käisid igal pool kriisipiirkondades ja maavärinate juures ja siis minu jaoks oli hästi ülesõpetav sõimeõpetaja ja siis on veel see lüütlite teekonna mingi peamees. See just oli nii ägedalt käis kokku, et ei ole üldse nii, et see laste kasvatamine peaks olema nagu üdini feminiinne tegevus, et see just nimelt seal oli näha, kuidas mehed saavad täiega nagu nendele poistele anda sellist jõudu ja tegemist ja see oli lihtsalt, me saime nendega matkamas käia, et ma ei usu, et nagu kõik õpetajad oleks viitsinud seal nende kaljude peal turnida nende lastega üldse. Siin kuskil 1800 meetri kõrgusel käisime seal reisimas matkamas, keegi määris ennast. See on muidugi väga hea, et söödki teilt iga päev. Siin on see õpetajate kolleegium ka, et hästi
hästi mõnus oli, iga laupäev saime siis kokku omavahel, meil oli iga laupäev niisugune nädala kokkuvõte nagu, et see kolleegium või selline asi toimus iga laupäev, siis õpetajad omavahel sünnipäeva tähistasid koos. Kogu aeg oli mingi niisugune omavaheline kokkusaamine ja nagu perekonnaelu. Siin on ka näha sellist seltskonda. Kuidas? Kui pikk näiteks lasteaiapäev oli? Tamanuuris oli täiesti nagu tavaline lasteaiapäev, et seal oli võib-olla tõesti kõige traditsioonilisem lasteaiapäev, tavaliselt tegelikult see on ju lasteaia sünnimaa, lasteaia selle, et tegelikult nagu järgivad suht seda, mis seal tavalasteaias tehakse, siis tegelikult nad teevad seda ökoküla asja, mis nad teevad nendes tava nagu lasteaia raamides mõnes mõttes. Aga mulle meeldis väga, sest et tegelikult neil oli nõustaja, niisugune õpetaja, nende õpetaja oli üks tavalaste õpetaja, kes oli ka Tamanuuri liige. Ja iga laupäev ta käis mingid loengud meile pidamas, et see oli nagu hästi vinge, et see omavahel koostöö. Siis üks lapsevanem oli vist Reggio Emilia kogemusega, ta oli vist olnud kunstiõpetaja seal mingitele lastele, kes on puuetega vist või rasked lapsed või midagi sellist. Ja siis tema nagu jagas ka oma kogemust ja niisugune hästi jagamine käis omavahel, et see on hästi Reggio Emilia on üks piirkond Itaalias, mis on ka hariduse mõttes väga erinev, see on ka kogukondlik piirkond. Ma vastasin küsimusele, et jah, tavaline, nagu tavaline lasteaiapäev. Ja mis selle võib-olla erinev näide oleks siis näiteks Tamera, mis nüüd hakkas ikka piltide pealt jooksma. Et Tameras oli siis lastele loodud eraldi piirkond, kus siis lapsed said öösel olla. Osad vanemad elasid seal, õpetajatega magasid väiksed lapsed nagu mingis telgis. Ja need õpetajad olid nagu kogu aeg nende lastega koos. Need oli 24 tunnine nagu siuke koos olemine nendega ja vanemad siis käisid seal panustamas kogu aeg, nädalavahetusel olid siis alati vanemad lastega. Aga põhimõtteliselt seal oli nagu isegi kauem see. Aga samas lastel oli nagu sellist õppetegevusaega vähem ja samas sellist nagu lihtsalt olemisaega nagu rohkem, mis nad siis seal looduses katsetada. Neil oli seal lasteaia keskkond ümber oli loodud selliselt, et nad said igas asjas osaleda, et seal oli aednik, kes käis iga päev seal peale. Nad said aednikuga koos selle maad kaevata, siis olid mingid aegsed sead olnud neil, siis sead toodi sinna vist mingi permakultuuri eesmärgil, et nad seal maad kaevaksid, siis need söögiga anti koos seemneid, siis need seemned koos nagu väetisega läks ka seememulda, mingi siuke tark teema. Ja siis lapsed andsid neile sigadele ka siis süüa kogu aeg. Ja nad said igal hommikul kokaga olla seal, koka laidata putru keeta ja nõusid pesta ja igasuguseid asju. Ja siis, mis mulle meeldis ka, et see oli siuke praktiliste oskuste arendamiseks, oli neil siuke väike Montessori teemaline selline ruum loodud. Siin on näha mingid Montessori õppevahendid. Montessori oli siis ka üks Itaalia õppepedagoog, kes lõi ka nagu oma sellise haridussüsteemi, et seal on hästi palju selline avastamisõppe ja katsetamine ja numbrite õppimine ja selline. Siin on lihtsalt Tamera mingid üldvaated ka, siin on nende kiriringi näiteks. See oli võimlamaja näiteks. Kuna see on hästi soe, siis seal kas nad on peaaegu nagu õues. Siin on näha see laste piirkonna nagu sissekäik. Ja igasugused väiksed keskused olid, et oli see liivakeskus, siis oli mingi pori ja muda keskus, siis oli mingisugune mägi, kus alt läks mingi toru läbi ja kiikumise keskus, turnimise mingisugune põõsas. Põõsastega ääristatud mingisugune ala, kus sai umbes trossiga mäest puutsast alla lasta, kummiga kiikuda ja sellised tõelised nagu laste unelmad, mida nagu kõik tahaksid katsetada väiksest peast ja puu otsa ronida ja sellised asjad. Kadrikule, kuidas see Tamera näiteks noorukitega? Nemad elasid ka seal piirkonnas ja noorukid elasid ka seal piirkonnas ja mõni nooruk oli nagu õpetaja ka, et näiteks seal koolilapsed olid, just koolilastel neil praegu ei olnud sugust internaati või nii-öelda seda tipid, kus nad elasid või seda jurtas tegelikult elasid. Et koolilapsed nagu käisid seal, olid kogu aeg seal on ju, päeva ajal ja siis läksid õhtuks nagu minu arust oma vanemate juurde. Et neil lihtsalt ei olnud praegu nii palju õpetajaid, kes oleks nagu nendega saanud olla ka öösel näiteks. Aga nad olid tõesti terve päeva koos, et mingi hommikul kella 9-st, vist õhtul kella 4-ni ametlik programm ja pärast siis keegi valves neid veel nagu, et said olla. Ja siis üks nooruk oli näiteks capoeira õpetaja seal nendele koolilastel, see oli väga kihvt, siuke rahumeelne võitluskunst. Ja samas, kuna neil on nii palju energiat koolilastel ja siukest nagu näiteks siukest füüsilist energiat, kes tihtipeale võib nagu kanaliseeruda nagu mingiks vägivallaks nagu tavakoolis ka, kes on nagu, ma ei tea, käinud või niimoodi, et siis nad proovivad seda nagu
tasandada just läbi selle, et saavad selle võitlusvaimu nagu välja elada, aga see on nagu samas üks kunstiline ja tantsuline, see on hästi liht see capoeira, et kes pole proovinud, et siis ma soovitan väga, mina proovisin ka, väga meeldis. aga kas see on kohustuslik või see on lihtsalt nagu programmis? See on nagu keka asemel põhimõtteliselt. Ja siis neil peavad ratsutama seal osad veel vabatahtlikult ja siuksed inimesed pakuvad seda, mis nagu võimalik on seal lähedal. Ma arvan, et kui seal oleks nii jooga hakata, siis pakuks joogat ka. Selles mõttes oli lahendab hästi vabalt, nagu ütlesid seda. Aga tegelikult veel, mis see nende nagu põhjendus oli sellele, et see nagu laste piirkond peaks olema 24 Jaa, see on hästi huvitav. See põhjendus oli see, et nad teevad seal nagu selliseid nagu katsetajad põhimõtteliselt nende kogukonna põhiline eesmärk on rahu loomine, sellise rahu loomine inimsuhetes, et see on nagu põhiline eesmärk. Ja mida nad proovivad teha on see, et inimeste vaheline suhe oleks nagu vaba sellistest asjadest nagu hirm, viha, mingid mustrid, mis on nagu sellised nagu alateadlikud. Ja nad teevad täiskasvanud tasandil sellega tööd. Nad proovivad seda tööd teha ka niimoodi, et see peegelduks lapse ja vanema suhtes. Et vanemad saaksid ise teadlikuks, mida nad oma lastelt nagu alateadlikult ootavad. Ja nad oleksid nagu oma armastuses vabad ja laseks ka lapsel olla vabad. Et see armastus ei tähenda seda, et lapsed tegema nii nagu ema tahab või isa tahab või elama seda elu, mida vanemad nagu ette kujutavad, et ta peaks elama. Vaid et lastele antakse ka see ruum olla omal selles turvalises ruumis. Nad saavad alati muuseas minna vanemad juurde tahavad ise seda. Keegi ei sunni neid seal olema seal oma seal piirkonnas. Et lihtsalt idee on nagu selles, et neil on loodud mingi lapsepõlve maa ja vanemad nagu oma sükse maailma nägemusega seal nagu domineerib. Et tavamaailmas on pigem see, et nagu see vanemate maailm ja lapsel nagu selline vaba ruum nagu arendada, see vabadus nagu ei ole nii suur. Aga see, et ta on oma see lapsepõlve maa nagu ja see, mis tema maailm on, ta nagu ise kasvab nagu sealt välja, aga väike siuke nagu idu. Aga kui sa nagu vaatad laste ja vanemate suhteid, kui ma valdkonnas tegid seda, et kuidas sulle nagu tundus? Mul tundus see, et meil on nagu lapsed on hästi rõõmsad esiteks on ju, siis kuna seal on hästi palju täiskasvanud ja see füüsiline lähedus on ka hästi nagu toetatud, siis lapsed on kõik hästi ära kallistatud, hästi ära armastatud ja nad on nagu täis seda armastust, et neil ei ole millestki puudust. Ja samas, et vanemad on nagu ka iseendaga hästi kõvasti tööd teinud, et näiteks, et kui neil on endal mingid hirmud või asjad, siis nad proovivad nagu teadvustada neid hirme endale, et lapsed nagu ei toimiks nagu nende ajal. Seda on meil tegelikult siin Eestis ka, et näiteks ma ise töötan praegu Valtov lasteaias ja kui me oleme ka näiteks, on näha, et lapsel on mingid teemad, mis väljenduvad lasteaias, kas keegi ta lööb kedagi, ta nutab liiga palju, siis me nagu kohe räägime lapsevanemaga, et millest see nagu võib tulla. Ja kui vanem nagu iseenda nagu asjadega on valmis nagu silmitsi seisma või tegelema ja ta lahendab need asjad, siis lahendab asjad ka lapses. Et see võib olla nagu, annab natuke vastus sellele, et ta vastas, mis küsimusele ka või ei. Ühesõnaga, et nad hoiavad ka lapsi järelikult, vanem liiga ei tuleks sellega peale oma mingi mõtteläljaga nagu mõjutas lapsi ka palju, et laps saab olla ka natukene aega nagu omaette, aga see tähendab selle, et vanem on kadunud ja umbes 100–300 mingi kaugelt kohast. Ma mõtlen, et sa näiteks mingisugust probleemi nende omavahelise kiindumise suhtes nagu näiteks ei näinud? Ma ei näinud ja neil oli, ütleme, kuna need lapsed hästi väiksest peale, see on nüüd õpetatud tubamuusika ühes juurtas väga lahe, et kuna neil väiksest peale on ka teised lapsed täiskasvanud on nagu lähedal ja need on nagu perekonna osad, siis neil tekib sarnane suhe nagu kõigi täiskasvanutega, nagu neil näiteks oma ema või oma isaga. Seda ma olin kõigis kogukondades, et sellest huvitav, et lastel oligi nagu mitu vanemat, eriti ta meelas neist nagu näha. Et seal oli üks 3-aastane poiss, kes õpetajatega nagu suhtes nagu ta oleks tema vanemad ka samamoodi. Aga kuidas, sa oled pedagooliselt õppinud nagu osad ka psühholoogiat, mida mina ei ole õppinud, aga ühesõnaga tavainimese tasandil, et kui sul nagu lapse selliseks normaalseks arenguks on vaja nii-öelda kindlalt sellist nagu kiindumisobjekti ja sellist nagu püsivat suhet ühe või kahe või ühesõnaga vähese hulga täiskasvanutega. Et kui neid hoolitsevaid täiskasvanuid nii palju on ja seda ühte või kahte kiindumisobjekti ei ole, et kuidas siis nii-öelda lapse areng toimub? Ma arvan, et siis sa peaksid minema ka meelest seda küsimust, ma olin seal ainult 10 päeva, ma ei olnud seal nii kaua, et ma oleks saanud nagu jälgida mingit probleemolukorda, ma nägin asju nagu
suhteliselt roosaga prillidega, see ma arvan, et ma ei näinud seda terviklikku asja. Võin täiendada korra. Ja paralleel on see tuua Rootsist, sealt samast Solviki koolist Osma vanematega käisime ja päris paljud õpetajad on seal kursusel käinud intuitiivpedagoogika kursusel juba mitmeid aastaid ja seal on üks Rootsi mees omalaadne selline kulu, aga hästi mitte kulu moodi kulu. Hästi mõnus mees, Päär Aalkon, kes teeb erinevaid selliseid nagu liikumismänge ja sotsiaalseid mänge ja selline lahendab nagu näitab, kuidas moodi on võimalik lahendada kõiksugu erinevaid olukordi, konflikte koolis või kodus hästi mängus. Ühtepidi proovides oma piire, kui katsetades neid ja suhestudes teistega, aga teistpidi nii-öelda nagu ka leides seda iseenda positsiooni väljaspool oleva maailmaga ja tema ütleb näiteks, et igal lapsel võiks või peaks olema terveks kasvamiseks ütleme 5-6, vähemalt 5-6 täiskasvanut, keda ta saab võtta nii usaldusväärselt, et ükskõik milline olukord seal tekib, sisuliselt nagu nii-öelda kaasvanemad, nagu see Tamanuri mõte. Et vanematega, oma isiklike vanematega tihtipeale mingite teemade puhul tuleb juba ees mingi tõrge. Ei saa nagu minna mingit teemat rääkima lõpuni ausalt ja läbi. Ja kui sul on olemas need täiskasvanud, mis on hästi usaldavad täiskasvanud, kellega saad minna ja olla ja rääkida ja mõnikord mõnda asja läbi nuttu ja mõnikord läbi nalja nagu lahendada, siis see on ühele lapsele kõige suurem nagu kingitus, mis talle kasvamiseks saab olla. Kas see on juba mõelnud ka lapse esimene asju? Pigem on tõenäoliselt. Et selles mõttes, kui meie ise lapsevanematena või täiskasvanutena saame oma lastele luua selliseid usaldavaid täiskasvaneid ümberringi, kogukond saab olla selle kindlasti ja ma arvan, et see on ka väga paljude ökokogukondade olemas olemise mõte üldse, et turvaline. Täiskasvan oli kuulum ka. Et siis, kui me ka väljaspool kogukonda elades suudame seda luua, et siis ma arvan, me oleme teinud juba oma lastele väga palju nende kasvamiseks ja seesama Päär ütleb ka seda tegelikult, et lapsed kasvavad ja ahmivad teadmisi ümber olevast maailmast tegelikult vähemalt esimesed 3 aastat, aga miks mitte ka 4. ja 5. kooliaasta võiksid põhiliselt mängida. Aga see mäng ei ole mitte selline autoga sõitmine, nagu meie tavaliselt teame mänguvalt silma. Et see on hoopis teistmoodi mäng. Ja selles mõttes, kellel on seda ilmi mäng, elu või mäng, et suhteliselt mäng või kõiksugu muu sinna juurde. Selles mõttes, kellel on nagu huvi, siis mina täitsa julgustaks minema sinna Solviki koolidega vaatama. Ja seal on lasteaedade päris paljad ümber. Mõned lasteaedad, mis seal tegutsevad, need võiksin jutuvooru ära, aga mõned lasteaedad, mis seal tegutsevad, näiteks ei tegutse täisnädala, vaid nad tegutsevad ainult, kes on seal selline talulasteaed, tegutseb teisipäev, kolmapäev, neljapäev, lühikest aega, kodulasteaed, aga väga ehe ja mõnus ja seal näiteks selleks, et vanemad ja pered tunneksid, et see on nagu nende oma ja kui see lasteaia hooaeg ja sügisel millinal pihta hakkab, enne seda võetakse 2 nädalat, kus koos ollakse ja tehakse seda koos töid, ühesõnaga nagu kasvatakse sellesse kohta sisse. Ja siis lapsed ei tunne, et nad lähevad kuhugi lasteaeda, vaid nad lähevad nagu oma kohta, kui see millegi ees on kodus. Ühesõnaga hästi huvitavaid näiteid, kas on meie lähedal, et ideaalselt mingit tingimata tavelas. Vabandust, 1 minut reklaami kaudu. Et sellesama Rootsi Solviki kooli Riik Päär ja veel 2 inimest tulevad tegelikult 8 päevast Tartusse septembrikuus seminari. See on lõpuks Maaria kooli, jah? See on juba saadetud tegelikult. See on juba saadetud. No mingitesse kohtadesse. Miks saadetud sul üle? Ja ka lõpukogukond Šisti saadetud ka saadetud. jah, see oli vist saadetud, ma küll ülesse. See on siis põhimõtteliselt maailmakalased, et kui su korraldada kalas kõigi 6 inimest kokku. Maailmakalased ka, aga see on ikkagi see peresuhe, tegelikult nagu kui sul on, see võib olla see ja see on see põlvkondade side ja jätkuvusega tegelikult mida rohkem sul on ka oma vanuses või läbi
läbi erinevate vanuseastmete täiskasvanu, usaldusväärselt täiskasvanuid, siis seda tugevam tegelikult saab olla see lapse terve kasv. See on väikse repliigi vahel, et loodusrahvaste puhul on ka sama asja esimes, et on juba keeruline alati, et kui keegi ütleb, et peaks rääkima, et kes on kellegi isa, et siis või ema juba keeruliseks läheb. See lugu, et väga keeruliseks läheb, et täitsa teistmoodi. Need on ka kõik nagu palju isasid ja emasid. Realikult olla väga paljudena, kui isa või tegelikult tootmast ei ole. See on nagu loomulikult kasvanud välja, et nüüd siis proovitakse seda ilmselt nagu luua teadlikult on ju seda võimalust, et lastel oleks rohkem täiskasvanud, aga ma olen väga tänulik, et sa jagas seda kogemust, et see täiendas just seda punkti, ma arvan, mis rääkis sellest turvalisusest ja usaldusest, et seal on tõesti näha see, et lapsed ei ole nagu ühte vanemasse kiindunud. Ja miks tavaliselt kiinduvad lapsed ongi sellepärast, et nad tunnevad, et ei ole turvaline nagu teiste täiskasvanute juurde minna või on vanemad jätnud ise selle nagu mulje, et see ei ole turvaline ja võib-olla mõnikord ei olegi. Aga just see, et oleks olemas see ring nendest turvalistest täiskasvanutest, keda saab usaldada, keda vanemad ise usaldavad, siis tunnevad seda ka lapsed ja siis nad ei ole nagu ainult ühe nagu täiskasvanu küljes kinni. Kui väga paljud riigid ja ühiskonnad on hädas sellega tegelikult, et me oleme mingis mudelis sees, kui jõuliselt mingisugust, Eestis ka vaatame, nii nagu on vana-vanaema teinud, et nii me justkui peame nagu elama, et tegelikult seesama teistmoodi täiskasvanuliku energia sisse tulemine aitab muuta neid mustreid, aitab tulla nendest mudelitest välja, mis on olnud, mida me just kanname kogu aeg nii-öelda vannimis enda sees. See on ka üks hästi oluline osa sellest kasvamist, lapsest peale. Siis võib-olla veel üks huvitav näide, et siin need Siebenlindeni pildid, et Saksamaal on kahjuks üle neid lasteaiapilte, et nüüd tekib Sloveenia poissi, mul ei ole kahjuks meil õnnestunud tema käest kätte saada, aga siin on üks nende ökomaja, mis on täiesti käsitsi ehitatud, siin on üks vannituba, et siin on lihtsalt mõned näited, et seal on metsalasteaed, mis on loodud nagu sellise mõnusa männimetsa alla. Ja nendel on hästi olulisel kohal just see, et lapsed saavad õppida erinevatel täiskasvanutelt erinevaid ameteid. Nad käivad näiteks selle pagari juures, seal või käivad selle põllupidaja juures või käivad käsitöölis juures ja keegi õpetab neile tantsu ja keegi õpetab laulu. Ja kõik need inimesed on nagu hästi sellises ühes piirkonnas koos, et ütleme sarnases piirkonnas juba nagu see kaveri siin, et ei ole palju suurem, siis iga mida ise. Et seal on nagu tõesti näha seda, et need erinevad täiskasvanud saavad kõik nagu midagi panustada juurde. Et kui me avame selle pere, traditsioonilise pere nagu natuke laiemale ringile, siis vastupidi, me kaotame, vastupidi me võidame tegelikult ja lapsed võidavad sellest kõige rohkem. Et seal oli seda eriti hästi näha. Ja seal oli lastepäev oli 5 tundi pikk ja 5 tundi pikk, aga selle ajal nad olid kogu aeg õues. Nad olid ka talvel õues, oli metsalasteaed ja siis neil olid metsas 5 sellist erinevat tegevuskeskust, kus nad said nagu katsetada erinevate materjalidega. See oli hästi huvitav lähenemine. Siin on ka see üks ökomaja. Siis tegid seda 3 aastat, nii palju kui ma mäletan ja kõik need naelad olid seal taaskasutatud, kõik see savi oli seal umbes kohalikus piirkonnas, nagu siin jutt oli ja see puud, mis sinna läksid, olid seal samast ja kõik oli seal taaskasutus ja see oli lihtmaja. Siin on lihtsalt näha need põllud, et ütleme, kui jah, ühesõnaga, jah, mõte oli see, et lapsed said nagu kõiges osaleda ja näha nagu erinevaid täiskasvanuid. Et see oli keskkond oli hariduse osa, need inimesed, kes oli keskkonna, sellest oli ka hariduse osa. See haridus oli eraldi keskkonnast. Siin on lihtsalt näha erinevaid. Kas kellelgi oleks midagi veel täiendada? Ma isegi ei tulnud selle peale, et keegi võiks äkki veel oma kogemust jagada nende teemadel, et kui keegi on veel mõnes kogukonnas käinud või midagi toredat näinud, mis võiks meile kasulik olla, siis võib-olla võib ka neid jagada. Ma võin küsida, et selles Tarmanuris, ma saan aru, et seal on hästi rahvusvaheline Tarmanuris tegelikult väga ei ole, et seal on põhiliselt ikkagi itaallased, et seal on mõned inimesed väljastpoolt ka, et nende praegu on üks suurimaid teemasid, ma saan aru, eelmine suvi oli ka see, et avada ennast rohkem nagu avalikkusele, et nad tegid sellise projekti nagu New Life, millega näiteks Giuseppe sinna kogukonda läks ka 3 kuuks, mis kestabki 3 kuud ja siin on võimalik katsetada nagu kogukonna liikmena selle kogukonna elu ja kas see sobib sulle, mõned inimesed isegi jäid. Ja see oli tõesti selle üle maakera need inimesi, kes käisid katsetamas.
aga probleem on võib-olla tõesti natuke see keelebarjäär, et suhteliselt vähe ikkagi Itaalia inimesed räägivad inglise keelt ja siis see eeldus on ikkagi, et sa õpid selle itaalia keelest ruttu ära, et mina seda tegin, siis mul oli vaja seda lasteaias, ma pidin seal nagu reaalselt töötama, et ei haigeks, ma pidin nagu olema õpetajast väljas, et ma ei saanud nagu nihveldada, aga kui sa seal projektis osalesid, sa võid vabalt nihveldada inglise keeles ainult nende samade projekti inimestega rääkida ja nii edasi. aga noh, Cameras nad olid tõesti teadlikult võtnud selle valiku, nad räägivad ka inglise keeles, ka vanemad inimesed näiteks rääkides oli hästi positiivne minu arust. et nad olid tõesti pingutasid, et olla nagu rohkem avatud. kus kohas on? Camera, Portugali üks kogukond. siin on mõned lilleorpildid ka, et minu arust see on Eestis üks kihvtimaid näiteid nagu sellisest kogukonnast. Kahjuks seda lastemaja pilti ei ole, lastemaja on Sven Aluste poolt ehitatud projekti raames, kes tuleb siia homme, Sven tuleb siia homme ja seda Turu töötuba tegema, siin on elulille pildid ja kus rovitakse ravimitaimesi. Knut oma savipõhu käimlaga, mis ta ehitas selle suvel, see oli Enlil, Aaletliinu tütar, kes ei ole praegu siin, aga lihtsalt näiteks, et kuidas lapsed osalevad, et see on Lilleoru köök ja lihtsalt lapsed käivad seal kogu aeg nagu ka süüa tegemas, abistamas, moosi tegemas ja kõike sellist, et see annab neile laiema võimaluse. Näiteks Rosmal on minu arust ka see, et need koolilapsed käivad tihti seal lasteaiamajas, käivad seal, istuvad seal köögis, aitavad neid kokatädisid ja nii edasi, et seal on kõik ka nagu hästi ühendatud. Et neil on see võimalus olemas, et tavaliselt lasteaias lapsi ei lasta sinna lihtsalt niimoodi hängima midagi tegema või et tegelikult tahavad ise hästi palju õppida ja teha. Lilleruse altaga, see on hästi kiht. Ja need Lilleoru teed võimaluse väljenduseks, luugaloengud ja koer nimega Nahk. See on ka hästi hea. Võite arvata, kui mõnus see piirkonnas on ja seal autod ei sõida, et kuidas lapsed saavad ise kogeda ja teha ja ringi joosta vabalt jalgrattaga sõita ja nii edasi. See on hästi mõnus. Siis kokku nõusid. Kusmalt olid ka vist mõned pildid. Et lihtsalt need Eesti head näited, mida võtta nagu kasutusele, et seda saab küll iga lasteaeda kool ka teha, et siin on seal Rosmal on hästi palju, hästi suures auses on muusika ja pillid ja pillide tegemine. Ise me nädalad tagasi oli üks kandlekursus seal, kus inimesed tegid ise kandle, õpetajad said teha või lapsevanemad, et see ongi nagu eluviis, et sa võtad selle, sa nagu sisened sinna seltskonda ja sa lihtsalt ei viska nagu last üle ukse, vaid sa osaled teadlikult sellest protsessis, sa tead, et sina oled osa sellest kogukonnast ja see nagu loob palju suurem terviku. Siin on tema need loodussõbralikud mänguasjad või kööginurk tähendab, et kõik asjad on nagu puust ja ise tehtud ja vanemad on ehitanud ja Lai, kes on hästi tore õpetaja, teeb nuppu ise ja see on ka kõik mis ise teinud, siin on aastaaegade laul, mis on ka iga lasteaed, mis võiks kasutusele võtta, et teha üks nurk lasteaeda, mis peegeldab selle konkreetse aasta ja meeleolu, seda võib koju näiteks teha, minu arust väga armas mõte. Panna sinna kangad ja mingid lilled ja mõne siukse väikse nuku või looma, kes lastele nagu on nagu selle keskus, mis koondab neid nagu igal hommikul võib seal näiteks mõne luuletuse lugeda selle juures, et mis tuletab lihtsalt meelde seda aastarütmi, kus me elame. Et seda tavalist lasteaias on ka need hommikuringid, aga ja räägitakse ka, et täna saab vihma, on see aasta ja see aasta aga hästi sügavalt nagu tunnetada seda loodustust, et see aitab lapsi palju paremini selle loodusega kontakti. Siin on juba villakraasi, millega 3-aastased said täiesti edukalt hakkama. Mingid pildid ja kes me seal lihtsalt kursusega 3 kuninga ajal, sul on need pildid 3 kuninga ajast. Et jaanuari alguses sisuliselt, kui siis need, seal Waldorf lasteaias mõnes mõttes jälgitakse ka sellist kristlikku kalendrit, et siis seal oli see 3 kuninga etendus oli samal ajal, kuidas need 3 kuningat teele läksid ja siis kõik need olid ise tehtud loomulikult need nukud, et see selles mõttes on hästi inspireeriv. See on ka mõned. Ma tahtsin seda, mis oli, ma käisin seesumi Ungaris sellel Seni kokkutulekul, selle ülemaailmse lõppkokkutulekul kokkutulekul ja kuidas seal see laste loopidest, vaata lapsed on ka erinevas vanused, et mis seal oli nagu hästi võlu või hästi nagu õige võlused, et need lapsed tõesti tuleks kaasa. Et minu lapsed ka näiteks ei ole siin praegu kaasas, kui ise tegelikult tahaks kannatlikult kuulata. Siis oligi tegelikult nagu laste tegevus, siis oligi konkreetsed inimesed selle jaoks, konkreetsed ringid ja hommikust õhtuni, kui sul oli neile kaasa tegevus. Oli
mänguaega, oli õppimise aega, aga oli ka teismeliste programm eraldi. Et olidki teismelised oli kokku võetud ja siis olid neil samamoodi omad küsimused, omad programmid, omad mingid asjad, mida nemad pärast esitlesid, omad projektid. Et ühesõnaga olid inimesed, kes tegelikult konkreetselt lastega, olid inimesed, kes tegelikult konkreetselt teismelistega. Ja just niimoodi, et neil oleks ka põnev ja oleks motiveeritud sinna tulek ja koos õppimine. Et see on võib-olla ka üks asi, mida me saame, ta puudutab nagu haridust ja samas see, et meil ei oleks see koos tegemine, et me tõesti julgelt kõik oma lapsed kaasa võtaks. Et see on kõigile kaasa väljakutse, aga siis on tõesti nii, et nad motiveeritud selle kaasa võtma. Et see oli seal hästi hea. Ma tuli sellega seoses meelde, et Tavanuuris oli selline koht nagu Kaasa teile latsi. See oli selline maja, kus elasid kuskil isegi alates 14. eluaastat minust, vähemalt 16 olid nad, nüüd olime teismelised enne 18. eluaastat, kes enam ei olnud nagu lapsed. Kuidas? Ja siin oli üks täiskasvanu, kes neid nagu enam jälgis, aga nad teised majas kõik ise pidid selle toitusel ise kasvatama endale. Muidugi nad said seal kogukonnast ka, aga neil olid seal oma isegi mingid rahalised vahendid ja pidid jagama ära, kes mis päeval süüa teeb ja kes millal koristab ja selline vastutuse tekitamine nagu grupis ja kuidas nad seal omavahel seda asja juhtisid, et ma seda oleks tahtnud täitsa näha, et see päris huvitav, kuna ma olin rohkem nagu väiksemate lastega, kes ma sinna noorte juurde ei sattunud, aga see oli ka nagu hästi huvitav, et neil olid seal ka mingid, et kes on seal selle maja juht või nagu enda pealik ja kes on seal mingi vastutab selle eest ja kes selle eest ja igas selles majas oli ära jagatud, et mingid konkreetsed vastutusalad. Et üks tegeleb toidu ostmisega, siis üks vastutas seal mingid elektriasjade eest ja aia eest ja et see oli nagu hästi kihvt tegelikult ja juba kooliklassis ka muidugi soodustati seda, et ei ole mitte nii, et õpetaja on ja teab ja teeb, vaid just, et igal ühel nagu mingi oma vastutus grupi tunne nagu. Korra läks Rosma peale, võimalus on viidata, et siin on üks Rosma tugisammas pikaajaline on siin ka meedias, et Tõnu Lumi, kes seda tippi on rääkinud, et Tõnu tegelikult teab Rosma asjadest väga palju ja see Tõnu oled ka valmis ühes pärast peab kindlasti rohkem rääkida. See oleks tore tegelikult. Kuidas see paneb Rosma hariduskogukond, milleks me teda vahel täna kutsume, kuidas ta kunagi niimoodi formeerus, et sa tead neid algusaegu tegi rohkem paremini täpselt. Kuidas see on toimunud see areng? Algus oli 90. aastal, et osa lapsevanemad leidis, et nii enam õpetada ei saa, kui oleks parem on toimunud ja hakkasid julgelt pihta. See on tõesti niimoodi, et nad olid paar kursust läbi teinud ja nad ei teadnud, mis neid ei soovib. Nad hakkasid julgelt pihta ja siis olid ma ei tulegi niimoodi. Nägu on ees. Ta nüüd Eestis tagasi, vahel tuli Rootsi, sinna Keila korporatkoolis. Ja mis Rosma võlu on see, et seal on minu jaoks see, et kõik arendavad vabatahtlikult iseennast, et ei ole mingit käsuhoida või siis, et see keskkond on nii huvitav, et sa ei saa teisiti, sa käid kursustel ja iga nädalane omavaheline vestlus, kolleegium, nii edasi. Sellel läheb päevagi mööda, kui midagi ei muutu või ei toimu. Kõik, kes on käinud, see tunneb, ma ei hakka seda selles mõttes. Aga jah, ta on tõesti vägev koht. Ma täiendaks seda, et tal on ka koha vaim, et meie haridus reformaator Johannes Täis on siin sündinud. Ja see on nagu siis see on koha vaim, see on juba ammu aega olnud see haridus uuenduse lugu, see on juba varem teadus olnud. Kai Mets leidis selle koha. Ta ise läks Tallinnas, aga ta on Peeter Oja õde, esimene õpetaja klassi. Ja võiks öelda küll, et see on kogukondlik, üksteist arvestav ja täiendav ja ikka või abistav ja toetav ja seltskond. Viike küll, aga nad on alati nõustunud vastamast.
mina olen natuke eemaldunud, tegelen oma elukoha külas. Lohtune külas Vassimuste vallas. Sellepärast ma olen siin, et vaadata, kuidas need asjad võiksid paremini olla. Inimeste vahel suhted on maal üpris. Nagu eile see külavanem rääkis, et keegi üksteisega läbi ei käi, pigem kõikidel inimestel on omavahel mingisugused maad jagada konfliktis mingid maad, et ühesõnaga ühega hakkab rääkimisest, hakkab teisest halvasti rääkima. Püüan selle kõrvale lükasta, aga iga kord jälle niimoodi tagasi. Aga jah. Nii, aga lükkame lasteaia teemast eemale, kui oma külastikuna rääkima. Et tegelikult sellest ei ole midagi, et ma arvan, et ongi kokkuvõtmise aeg, et praegu on juba peaaegu et kell 2, et võib-olla lihtsalt kellelgi on mõni küsimus, äkki küsite või mõni kommentaar, et ütlesite praegu. Ma mõtlesin, et variant oleks ka see, et kui te olete veel huvitatud, et ma kirjutasin päris mitu intervjuud nendes kogukondades ja ma kirjutasin nagu mõnes mõttes nagu vaatluslehed välja, et seda on päris palju, et mingi, ma ei tea, 60 lehekülge võib-olla. Aga et lihtsalt nagu põhiasjad selle kogukonna kohta, põhiasjad selle hariduse kohta, ka et kuidas see asi juriidiliselt toimib, mis ajast need asjad toimivad, palju seal lapsi käib, mismoodi nad õpetavad ühte, teist ja kolmandat asja. Kui te olete sellest huvitatud, kirjutage oma meiliaadress, võin teile seda materjali jagada, kus seda lõputööd saata. Et kui te tahate lugeda, siis lihtsalt võin jagada või mingit pilte, mida iganes, siis andke nagu märku. Teine asi, mis ma soovisin öelda, võib-olla lihtsalt see, et alguses ka ma olin hästi vaimustunud nendest välismaastest ökoküladest ja kui ma ise siin ka Eestis ringi käib, ma olen linnainimene, et ma ei ela ise nagu maakogukonnast, kuigi seal võiks olla minu arust perspektiiv. Siis ma ikkagi näen, et meil on tegelikult Eestis siin kõik asjad olemas, aga lihtsalt nad ei ole sellises ökoküla vormis olemas, nad on olemas meie oma moel. Meil on hästi palju erinevaid näiteid Eesti ühest ja teisest otsast, võikski tulla kokku jagada, et see on minu arust väga hea, et me praegu siin oleme ja et sellist üritusi nagu on. Et siis me saame nagu tegelikult neid näiteid nagu ka tava sellises külas või ka isegi linnas nagu rakendada. Ja üks asi võib-olla, mis eile seal jutulegi ise ütleme, et mis me tundus ka, et on hästi oluline, et see kogukonna loomine ei alga sellest füüsilisest kogukonnast, vaid see hakkab kogukonnast sinna enda ümber, seda on võimalik luua nagu kõigi inimestega kohe praegu. Et see on oluline, kus sa asud, sa võid kasuda linnas oma office'is või kuskil sellises kohas, et sa võid seda teineteise lähedust nagu omavahelist kontakti luua ka seal ja sellist küsida tõesti inimese käest, kuidas sul tegelikult läheb ja tõesti tundagi selle vastu huvi või teha midagi tingimusteta kellegi heaks ja aidata mõnda inimest, kelle osas sa näed, et ta vajaks abi, ma ei tea, aitab poes mõnda tädi, kes ei jaksa oma kotte kanda või see on lihtne asi tegelikult, aga me nagu ei julge teineteisele läheneda ja samas me kõik igatseme sellist omavahelist kontakti. Et ökokülades on see nagu inimestel omavahel olemas, muidugi see on ka kuhjaga probleem, et see ei ole nagu mingi unistuste koht, et see on väga palju vaja tööd teha selle nimel, et see asi nagu püsiks. Et seal ei ole lihtsalt see, et kõik hõljume ja oleme õnnelikud, et seal on nagu just see füüsiline töömaht on meelatuks suur tegelikult. Et seal tavanulis oli 7 päeva nädalas, siis tegi seda muidugi ka täiesti meelega nagu nii, et see oleks nagu, see oli nagu osa nende filosoofist, aga see oli ka tingitud reaalsest vajadusest. Oligi vaja teha nii palju asju. Mis see siin veel? Tõtsin siia juurde seda, et tegelikult Eestis on juba teistsugune praegu on olemas, et täna üha rohkem näiteks seal Lõuna-Eestis ka, et kui ma olin püsivamad, et siis väga palju on sellised vanemad, kes ei taha oma lapsi nii-öelda tavakooli panna, eks ja paljud ei suuda sõita kogu aeg edasi-tagasi. Ja ma usun, et mida rohkem inimesed omavahel nii-öelda ühinevad, siis see nii-öelda see kogukonna pool ja see koduvorm on tegelikult Eestis täiesti olemas ja see seadus võimaldab seda kuni põhikooli lõpuni teha, et seda ei maksa karta. Et see on jällegi see, mis samas jälle ühendab, et kui juba mitme nii-öelda talu või mingisuguse väikse kogukonna peale leida need lapsed ja leida see inimene näiteks, kes on võimeline õpetama.
see on täiesti ideaalne võimalus, selles mõttes, et õpikud on kõik olemas ja kui inimene võib olla kas pedagoogilise haridusega inimene, see võib olla kooli vanem. See ka täiesti hea. Koduõppel ei ole ka selliseid tingimusi, näiteks, et sa pead nagu kooliruumid looma täpselt sellised ja mingid sellised, et loomulikult ma kujutan ette, et inimesed, kes seda teevad seda vastutustundlikult nagu ka tervisekaitse mõttes, et seal nad ei lähe, ei ole nagu vaja seal nagu pilli lõhke ajada, et see võimalik väga lihtsalt teha ja ma arvan, et siis on just lastele võimalik näiteks täpselt oma talus kuskil maal on haridus või kas või linnas seal korteris on ja miks mitte ja teha rohkem mingid jalutuskäike, õppekäike ja selliseid asju, mida suure rühmaga on väga raske teha, miks näiteks lasteaia tavaõpetajad ei taha väga õppekäike teha, kuigi see on väga arendav. Ongi sellepärast, et tavaliselt on üks õpetaja 2,5 päeva nädalas tööl, mõlemad päevad 13 tundi ja teine õpetaja siis ka 2,5 päeva nädalas. Mõlemad päevad 13 tundi, et on 26 tundi ja tavaliselt on lapsi mingi keskmiselt 18, kuigi rühmas on 24 pluss 2 veel on ju. Seda on natuke lihtsalt ühe õpetaja liiga palju, et suuta mingit sisulist kvaliteeti tagada. Et kui on näiteks üks 5 õpetajat, 5 last nagu mul ühel sõbrannal, kes teeb kodus lastehoidu Tabasalus, on avatud ainult 4 päeva nädalas, ta suudab suht kõike nagu ise teha, mida ise lastel pakkuda, sest ta ei ole liiga palju, see on täiesti hallatav mass. Ja ma arvan, et näiteks kooli teha sellise seltskonnaga, et mõtle kui üks kamp, et lapsed saavad paremad sõbrad, ei oleks eluks ja samas saavad nagu nii personaalse tähelepanu, et seal võib nii kihvt asju tegelikult teha, see tõesti väga-väga hea näide. Tammanuuris oli ka ju niimoodi, et nemad on koduõppe põhjal põhised juriidiliselt täiesti ja neil on klass vist maksimaalselt 10 last ja seal on niimoodi, et esimene ja 3. õpivad koos, teine ja 4. Just oleks natuke vanusa vahet ja siis tekib nagu siuke respekt omavahel lastel, aga seal on ka niimoodi, et natuke kaasavad seda riiklikku õppekava, sest neil on ka, et peab 9. klassist nagu pärast keskkooli minema, et see lõhe ei oleks liiga suur, et nad oskaks ka austada seda tavakooli õpetajat, et ei oleks nagu liiga iseseisvad. Just räägis, et oli probleem olnud mingi aeg, et lapsed muutusid nagu liiga sihukesteks enesekindlateks, et tavaõpetajad ei suutnud sellega hakkama saada, et lastel on oma arvamus või mingi selline asi, et seal me just soodustad, et mõtleme ise ja mis meie arvame maailmast ja kõik siuksed asjad, et tavaliselt asjad on nii, et soodustada sellist avatud suhtumist, et see on liht. Jah, ma loodan ka, et see käima läheb. Aitäh kuulamast ja mul on hästi meelde, et kõik jaganud oma kogemust ka, et see nagu rikastab alati kõige rohkem, et võib-olla olekski Eestisse tulevikus mõtet teha sellise juturingi vormis, aga kuna ma tundsin jõudselt, ma rääkisin Maise ka, et ma tahtsin jõudselt jagada seda kogemust, et ma olin nagu ennast täis puukinud nendest kogemustest, et siis tahtis minust seda välja pressida, et nüüd on see tehtud ja jagatud, et nüüd võib edasi minna. Aga aitäh!